meie järgmine paneel, kui me räägime sageli demokraatiast selles võtmes, et meil on kodanikuühiskond ja avalik sektor ja need on sellised põhilised kategooriad, tulge juba külalised, head külalised, istuge meie mugavasse salongi, siis me jätame hästi sageli pildid kõrvale ühe väga suure dimensiooni ühiskonnast, et mis on siis erasektor. Ja mul on ülihea meel, et me täna nagu lõhume seda müüti, et äril ja demokraatial justkui ei ole mingit puutumust ja mulle väga meeldib ka see mõte või üks tänaseid paneliste on arvanud, et Eesti peaks jõudma põhjamaisesse osalusdemokraatiasse ja igal inimesel on osa riigi juhtimisest ja ta peab seda vastutust kandma. Nii et Keiu, huviga küsin, et kuidas sina jõudsid selle teemani, et me peaksime demokraatiast rääkides võtma lavale ettevõtjad? Õudust. Antropoloogina mul on privileeg käia ettevõtjate seas, kuulata, kuidas nemad maailmast räägivad, mis on nende missioon, mida nad tahavad korda saata ja käia inimeste seas ja küsida, kus neil king pigistab. Ja mis on huvitav, nad räägivad mulle sama asja, aga millegipärast on üksteise suhtes usaldus mõnikord pihta saanud ja me isegi tänase päeva jooksul ma ei ole kordagi kuulnud sõna ettevõtja. Kuigi nad on otse kui teisel pool kandikud, aga nad ei, tegelikult on see, et meil on see sama mänguruum, see on meie mängumaa, meil on üks väikene riik, kus me peaksime koostööd tegema ja mis siit välja tuli hommikupoolikul on see, et seda õlatunnet on vaja. Meil on vaja teile kõigile juurde nii palju abi ja tuge, kui me suudame pakkuda. Ja ma usun, ma olen selles osas ka idealist, et ma usun, et kui me leiame need õlatunded ülesse, siis meil on kõigil koos kergem edasi minna. Nii et siit me alustamegi ja mul on tohutult hea meel, et minuga on täna siin lava peal Indrek ja Marko, sest tõepoolest, kui rääkida ettevõtlusest inimestega, ükskõik mis valdkonna ettevõtlusest, siis meil on sees 90ndate taak. Me mäletame seda kauboikapitalismi, kus naabrimees varastas ära minu rauahunniku tagaaiast ja kuidas ikkagi kui palju ettevõtteid meil on täpselt pankrotti läinud ja kes kellel on võlgu jäänud. Ja mulle tundub, et see taak ei lase meil täna näha, kui palju vägevaid inimesi meie kõrval tegutsevad, toimetavad ja kuidas ettevõtlus on demokraatlikus ühiskonnas väga oluline mootor. See annab ressursid suures plaanis meile kõigile luua seda riiki, kus me elada tahame. Ja ma arvan, et see olekski hea alguskoht teie käest küsida, et kuidas teie näete ennast ettevõtja? Kuidas teist said ettevõtjad? Kas seal on ka mingisugune missioonitunne demokraatliku riigi hüvanguks? Ma olen küll 2 aastat juba sunnitud vabatahtlikul lisapuhkusele, aga ma see on nagu töö nagu iga teine, et ma ausalt imestusega kuulan, et me oleme mingis teises kastis, et me kõik on ju samas koolis käinud, kõik on samu asju teinud, et mingi paratamatus, ega protsentuaalselt need ettevõtjad on igas ühiskonnas nagu sama palju, et kas see on siis mingi isiksuse häire või mis iganes siis sunnib seda nagu tegema, et ettevõtte tegelikult ei ole niisugune demokraatlik osalus või otsedemokraatia nagu vorm, et see nõuab siiski suhteliselt palju sellist jäärapäisust, kõrgendatud, võib-olla ka siis nagu mitteõigustatud enesehinnangut. Et sa lihtsalt pead nagu sebima, on ju. Et teinekord, see on palju 90. alguses, kui ma vaatasin, see on nii ammu, et ma lihtsalt mäleta igasugust. Aga see oli paratamatus, kellegi raha ei olnud, sa pidid midagi tegema, on ju. Et sama Peeter Jalakas, kes siin on selle asja nagu üks taga, et ühest otsast tegi teatrit ja teisest otsast me kuidagi käisime mingid Valtu veini mõisast mingid asju seal hangeda. Sa tegi pool päeva kauplesid mingi suhkruga ja pool päeva tegi teatrit. Et selles mõttes, ma arvan, see vastupidi olnud selline hea alge, et meil ei ole tegelikult sellist privileeritud klassi Eestis, on ju. Et ma mäletan päris huvitavalt, kui Kross ehitas kunagi selle esimese maja seal Rakvere lähedal ja siis tal oli vist, ma tea, Eesti kõige pikem aed, et see oli sadades meetrites, on ju. See oli niisugune, aga nüüd, kui me vaatame, mis täna nagu saanud on, siis ei maksa nagu hinnata nagu kesta järgi neid ettevõtjad, et ma küll nagu ostus mingi valgus on minu peal praegu, et siis
nagu ütleme, et täpselt samasugune, et võib-olla lihtsalt natuke dysfunktsionaalsem kui võib-olla enamik ühiskonnast siis. Aga sina oled oma töös teinud rohkem isegi kui üks võib-olla ettevõtja puhul paluda, et kõik, mis kinosõpruse ülesehitamisega on tehtud. Kuidagi mingit pidi see, et miks minna siis pärastlõunal teatrit tegema, kui hommikul on raha teenitud, et kuidagi mingisugune soov nagu ühiskonda laiemalt kuhugi poole nügid, et kus see on tulnud? No see on natuke laiem, ega see mootor on sama, et lihtsalt paned teised käikud sisse, et selles mõttes, et kas teed nagu kino või teatrit või ettevõtted, need põhimõtted päris palju on nagu samad on ju. Et kas sama nagu ütleme öelda, nagu teatud mõttes ikkagi nagu riigi juhtimisel on ju, et ega see on päris nagu oma ettevõttes on ju nagu riigi tasandil või KOV-i tasandil üle rullida ei saa, siis lihtsalt inimesed kõnnivad lihtsalt nagu minema. Aga seal on see, ma ütlen, et ma olen pidanud viimasel päris palju nagu rääkima sellest või parandama seda nagu, et mis see 90, miks see Eesti fenomen nagu on, et me natuke liiga palju räägime sellest nagu olnud fenomenist, et me tahaks sinna jõuda, et räägime nagu, et mis edasi on ju. Et see oleks selline niisugune nostalgatuur. Aga tihti väga väikestest asjadest kinni või ka väga vähestest isiksustest kinni. Üks on see, et on ju, et me nagu satsume mingi aeg, kus meil olid hästi head naabrid. Me nagu tahtsime kopeerida Soomet. Soome oli väga heas positsioonis sel hetkel. Et kõik ma arvan, nagu näide kuulnud stories, kas Jüri Mõisad ja kõik käisid on ju Soome pankades mingid buklette ja näppama, siis selle järgi ehitasid. Aga seda tuli mingisugune kultuur nagu üle ja meil on selles mõttes nagu roppu moodi vedanud, et me oleme nagu maailma kõige arenevad, igas mõttes kõige arenevad, nagu kõige tervemate ühiskondade poolt niimoodi, jätasid Venemaa kõrvale, aga see kontrast on samamoodi hea, see näitab, et mismoodi asjad ei tohiks nagu olla. Et alati sa saad nagu lastega, et kas nagu hea ja halva vahel, et kas on pliit on külm ja on kuum, on ju, et sa pead seda ikkagi nagu ise kogema. Ja sealt on see nagu, ma ütleks, et see noblesse oblige, aga et me arvame Eesti tegelikult oleme, et kuigi konstitutsionaalselt me oleme esindusdemokraatia, siis tegelikult sisuliselt me oleme osalusdemokraatia. Et näiteks see Hansapanga loodud nagu kultuur, seda, mis on nagu tegelikult läks igale poole nagu laiali, et see oli tollal sellist huvitav, kaks asja oli Ühispank ja Hansapank. Ühispank ja see oli natuke kahtlasemne pank ja häviski nagu selles mõttes. Ja me näeme, mida inimesed edasi teinud. Teine oli see, et mis toimus Eesti erastamisega. Ja see on nagu hästi suur nagu mõju, kuidas ka nagu riik ja KOV-id, eriti KOV-id on nagu tol ajal, sest ütleme, ma olin nendest kõigis osaline, kas nõustasin mostjat või müüjat suures osas, ja erinevatel tasemetel. Ja seal oli huvitav nagu näha, sest kui sul raha ei olnud, sa pidid kommunikeerima. Täna võib-olla see probleem on see, et raha tuleb kusagilt ja sul tegelikult see dialoogiks nii palju vajadust ei olnud, on ju. Ja loomulikult siis on ju, mis puudutas seda IT nagu osa, et sul oli mingi suur narratiiv, on ju. Ja ma arvan, see narratiiv kestis kuni nagu põhimõtteliselt Taavi Rõivani, kes ütles, et meil pole enam narratiivi nagu vaja. Et selles mõttes iga kogukonna ja iga ettevõtte ja selle jaoks on ikkagi see story on nagu algus. See on see, mis hoiab seda nagu koos, on ju. Sa ei saa seda ehitada ainult selle peale, et täna peab marginaal olema 5%, homme 10%. Ja see on natukene nagu selline kui ma ütlen hoiatus ka nagu just avalikule sektorile, et seda edukust sa mõõdikute järgi ei pane. Mõõdikad on lihtsalt see, mis nagu salvestab mingi tulemuse, aga see sisu ei tule mõõdikutest. See oligi. Väga vägev pilt nagu tagasi, et siit koos edasi minna. Marko, sina oled Markoga ettevalmistavalt. Marko ütles, et jah, ta mäletab isegi, et tema ülikooli majandust õppides oli isegi ärieetika aine juba olemas. Et hoopis nagu järgmine samm edasi sellest ettevõtluskultuurist. Kuidas sinust sai ettevõtja? Mis sinu lugu on? Jaa, et väga huvitav oli Indrek kuulata, kuidas sa ütlesid, et igas ühiskonnas on ilmselt sama arv ettevõtjaid või ettevõtlikke inimesi olemas, et sõltumata sellest korraldusvormist. Ma täitsa usun seda, et ei ole varem sellesse niimoodi mõelnud, sest ma arvan, et neid ettevõtjaid on ka nagu erinevaid, täpselt nagu õpetajaid on erinevaid. Kui te mäletate kõik koolipingist, on ju, mõni oli siuke range, aga samas oli ta nagu heas mõttes kõigi respekt ja kõigiga nagu sai hästi läbi. Mõni oli siuke kiuslikum, ilmselt igaüks tahtis head. Siis ma arvan, et nende ettevõtjatega on sama, et on võib-olla tõesti ka selliseid, mitte võib-olla, päris kindlasti on selliseid suurepäraseid geeniuseid,
kelleks mina näiteks pean Elon Muski, et läks pärast natuke hulluks, aga geniaalne, mis ta on välja mõelnud ja maailmale andnud. Ja siis teises otsas on tõesti neid, kes viisid rauahunniku ära Emexisse ja tegid selle kiirelt rahaks. Ja siis kõike seda vahepeal. Et ei saa panna kõike ühte patta, et ärikas. Ja siin tulebki see minu lugu, et kui mina käisin koolis, ülikoolis siis juba jah, millest me siin ka kohe rääkisime, et tõesti ärieetika kursus seal oli ja me kõik nagu vaatasime, et mis asi see on. Siis see oli lihtsalt tundus nii võõras, et me õppisime seda, kuidas asjad käivad, mina õppisin majandust. Siis minul oli eesmärk, et mina tahan Eesti Energia juhiks saada või suure ettevõtte juhiks saada. Ja täna ma mõtlen küll, et kindlasti ma ei taha Eesti Energia juhiks saada, et ma tegin oma ettevõtte ja ma juhin seda nii, nagu ma õigeks pean. Aga see oli minu teekond sinnani, et mina ei olnud kohe nagu sündinud selleks, et võtta metall ja viia Emexisse. Et mul on ikkagi päris palju sellist tavainimese karjääri ka, aga see ettevõtlikkus siis minus lõi välja nagu läbi selle, et ma nägin, kuidas asju saab paremini teha. Ja siis me tegime ka oma ettevõtte, ma tahaks arvata, et me teeme paremini täna. See on tihti meie antropoloogia keskuse uuringutest tuleb välja maapiirkonnas ringi sõites, et ettevõtjad on väga oluline jõuõlg. Teinud kohaliku teekorda, maksavad sünnitoetusi, koolimineku, ranitsa toetust, korraldavad tähtpäevid, toetavad spordivõistlusi. Et selline ettevõtja kui mingisugune piirkonna vedur või mingit pidi, kas teil endal, kui palju teie saate neid kirju, et tulge ja pange õlg alla ja kui palju teile jaksab ja kuidas üldse valida ettevõtjana seda, milline on ettevõtja ühiskondlik roll? Ta ei olegi mingi, ta ongi see mootor, et mulle õudselt meeldib autoga ringi sõita mööda Eestimaad, et see on hästi hea alati näha, kui sa lähed mingisse asulasse, mis kohta sisse saad kohe aru, et okei, et siin toimub mingisugune tegevus. Et meil on piisavalt palju aega olnud, et kõik alustab mingi nullist, on ju. Sa näed täna nagu ära, et kui mingi vald, mingi küla tasemel, sa näed kohe aru, et kas seal on mingisugune edukas ettevõtja. Ma mõtlen edukas selles mõttes, et ettevõte toodab kasumit ja see paratavalt laieneb edasi, sest see ettevõtja nagu eluiga nagu selles vallas on nagu või temaga tema äriplaan kestab seal kindlasti kauem kui igasugustel poliitiliste parteidel. Et ja isegi kui nad ei ela seal, siis see on nagu, sest see äritegemise puhul on hästi oluline see, et kõik, mis toob selle see on see nähtamatu ja nähtapool, et see kõik, mis toob selle äritegemise kulu alla, see on ju normaalne ühiskond, haritud inimesed, turvalisus ja kõik see, et see on nagu tegelikult ärikulusi. Võtame lihtsalt näite Venemaaga, sul ei ole vaja okastraati ümber panna, sul ei ole vaja palgata mingid inimesed, sul ei vaja inimesi läbi otsida, kes varastavad midagi. Et see kõik teeb ärid nagu palju odavamaks ja selle mõttes see on nagu täiesti loomulik osa, et nad näevad seda, sest meil on väga vähe nagu selliseid, seda näeb samamoodi ka ära, et kui sul on ka sellised kohad, et sisse siis ainuke lipp, mis lehvib, on uhkele vallavalitsusel, või siis on mingi üksik villa, kusagil seisab. Et mida paremini ühtlaselt on see jaatunud. Ja meil Eestis tegelikult ei ole ju selliseid, kunagi ma mäletan, kui tuli isegi nimi nüüd meelde, seal see niisugused gated community, et kui ehitame rikastele eraldi. Iskre. Iskre, jah, pärast oli lollidemaal ja lollidema ongi see, et lollidema ongi jändi kui lollidema, et ega selles mõttes nagu like-minded people leiavad teineteist ka nagu üles, et lollid koondus ühte kohta ja sinna nad jäidki. Sealt nagu midagi, see viirus edasi ei ole läinud, ja ma ise küsisin, et ma nagu see, et ma arvan, mis see mõte tuleb see, et okei, et tegelikult on üks asi see, et iga ettevõtja puhul, et kui ta peab nagu aega nagu pühendama nagu mingile kogukondlikule tegevusele, see tuleb nagu tema nagu töö arvelt, on ju. Et seda peab alati nagu arvestama, et alati selles soovitan, et rääkige rohkem omanike, kes omanikele rohkem aega, kui nagu tegevjuht nagu tegelikult peab tegema oma asju, on ju. Et ta tegelikult, tema ei saa seal volikogus osaleda, ta ei saa muudes asjadest, talle makstakse raha selle eest, et ta nagu full time
ja veel parem, kui ta oleks rohkem kui nagu full time, on ju. Et ma ausalt ütlen, ma olen vist nagu võib-olla viimased 5 aastat võib-olla ei tööta nagu 7 päeva nädalas. Aga see on ikka 24/7, kellaaegadel tegelikult vahet ei ole, on ju. Ja kui sealt kõrvalt midagi ära võtad, siis sa teed väga ratsionaalse nagu otsuse, et okei, et mida sa annab nagu juurde, mida sa ära võtab. Et see ei ole mingi ülbus, see on see, et mul ma olen nagu rikkam, ma olen mingi muu see pool, on ju. Ja ega tegelikult oleme ka ausalt, et enamus ettevõtjatel nagu sellist nagu vaba kapitali nagu ei ole seal, on ju. Et Eestis on tegelikult süsteem päris hea, sa saad toetada kõiki asju teha. Et nad näevad kõiki selliseid teemasid, vähemalt kellelegi mina kokku puhut, näevad seda nagu investeeringuna. Sa investeerid kohalikku kogukonda, sul on nagu lihtsam siis saada nagu seal nagu oma asju ajada, sa saad oma ettevõtted lihtsam, sa saad pikaajaliselt ja sul on vaja seda nagu kindlust, on ju. Et ma teen mingi investeeringu, siis tavaliselt ikkagi räägime amortisatsioonist, on ju. Et majade puhul 30–50 aastat, on ju, seadmed 10 aastat, on ju. Et sa pead meil selle peale ette mõelda. Sa ei saa nagu olla see, et on ju, et ja sul ei tule see raha kuskil mujalt, on ju. Et sa ei saa tulla seda, et nii kõigile tasuta kartulid, on ju, saad oma kohale ja siis hakkad järgmise nagu 1,5 aasta peale mõtlema, et kurat, kuidas ma saaks veel edasi olla. Et ma arvan, üks suur probleem, mis Eestis tekkis, oli see, et miks ma ütlen, et ma ikkagi näen, et me oleme see osalusdemokraat, oli see, et kui kohalikel omavalitsustel tekkis selline nagu ettevõtluskeskkonnas sõltumatu raha juurdepääs ja isegi ka ettevõtluskeskkonda mõjutava raha kontrollimisvõime, ehk siis Euroopa Liidu toetused ja muud. Et 10 aastat tagasi näiteks üheski nõukogus, siis ma veel istusin paljudes nõukogudes, ma kunagi rääkimist toetustest. Kui sa pidi nagu äriprojekti puhul rääkima toetusest, siis see oli nagu mingi halb, siis see oli nagu halb. Täna tegelikult on üheski nõukogus keegi räägi, et kus toetus saab. Ja see tekitab natuke sellise ebaterve kommunikatsiooni nagu kohaliku või dialoogi, nagu ütleme, KOV-i ja riigi tasandil, on ju. Et ma olen seda poolt küll, et näiteks ma näen seda mujal ikkagi, sekkutakse palju vähem, kui seda viimasel Eestis on olnud. See on negatiivne. Marko, see läheb väga kokku sinu tegevusvaldkonnaga ja see, kuidas ka tuuleenergia ja regionaalarengud kokku käivad, et milliseid selliseid väljakutseid sa seal näed või võimalusi vastupidi? Jaa, et Indrekul on kindlasti see ampluaa oluliselt laiem, erinevad sektorid ja kogemused, et minul on ta kitsamalt energeetika ja mina olen suur tuuleenergia fänn juba 18 aastat. Minu meelest see on äge, aga ma tean, et kõigile ei meeldi. Aga oluline siiski ära mainida, et minu meelest on äge ja mulle meeldib. Sellepärast ma seda teen. Et meie teeme jah, nagu olulise ruumilise mõjuga objekte, nagu siin planeerijad räägivad. Aga ma arvaks, et olulisem märksõna, mida me siin praegu nagu näeme, on see, et me teeme muutusi. Sest et ega tuulikud ei ole mitte midagi uut Eestis, need on 20+ aastat olemas olnud. Virtsusse pandi juba selle sajandi alguses. Et see ei ole mitte midagi uut. Ja enne siin pausil rääkisime, et minu lapsepõlv möödus osaliselt Klooga rannas. Vanaeval on seal suvila. Ja Klooga rannas oli, siiamaani rong sõidab sinna ja saab ujuma minna. Meie käisime ujumas, siis vaatasime seda korstent, mis seal oli. Nüüd vaatame tuuleparki, et varjusime ära, tundub jumal normaalne, ujume endiselt selle edasi, kõik on sama. Et see ei ole ju midagi väga teistmoodi, aga pikas plaanis, aga lühiajaliselt ju on. Sest et kuskil alguses seda ei ole ja siis hiljem tekib. Ja see on jah see, nagu, mis meie ettevõtte puhul on võib-olla siis teistmoodi, et me oleme, et me ei tee järjekordset bensiinijaama, vaid me teeme midagi, mida ei ole. Ja seda tuleb läbimõeldult ja rahulikult teha. Ja mida me nagu näeme on, millest me Keiu sinuga ka oleme arutanud, et me nagu mingil määral siis ka nagu tegeleme selle Eesti regionaalpoliitika nagu nii-öelda tulemiga, et oma heas ja oma veas, et kes on pahane, et kõik elu on ära läinud ja nüüd veel tuleb tuulepark ka ja kes näeb nagu vastupidi selles, et lõpuks ometi midagi tuleb ja mingid võimalused tulevad tagasi, et inimesed on erinevad. Nii et meie ettevõtjana nagu muud moodi oma äri ei saa teha, kui me peame nagu seda kohalikul tasandil lahti mõtestama. Aga ma annan aru, et eks see tuli nagu võib-olla ühiskonnale suhteliselt järsku,
sest et pikalt ju mitte midagi ei toimunud, 10+ aastat mitte midagi ei toimunud ühiskonna vaatest. Ja siis, kui ta tuli, siis tuli päris suure tsunamina, et ühel hetkel ju käisid nagu hirmud, et igale poole tuleb, mis on, kes planeerimisega teavad, rohkem kokku puutuvad, saavad väga hästi aru, et nii sa ju hakkadki pihta, et sa hakkad lähed suurelt väiksele. Ja kui liiga vara sellest nagu suur häirekella lüüa, siis läheb natuke keeruliseks selle dialoogi pidamine, aga peame. Et meie jaoks on see kindlasti muud moodi ei saagi. Me tahame paneeli avada teile kõigile, nii et ma annan ebatavaliselt mitu korda publikule sõna. Et kui kellelgi on tekkinud praegu küsimusi seoses sellega, et mis on üldse ettevõtja roll kodaniku ühiskonnas osalusdemokraatias, siis see on hea võimalus seda siia diskussiooni sekkuda. Aitäh! Mina tahaksin siia tuua näiteks ühe hästi toreda piirkonna Läänemaa Oru külad, kus kohalik ettevõtja, kes ise oli seal sündinud ja kasvanud, nägi, kuidas tema kodukoht hääbub, seal midagi ei toimu, kõik sureb välja. Ja ta võttis selle asja kätte ja ta koondas need inimesed sellisel kujul. Ta palkas sinna kogukonna töötaja, ta taastas ära, renoveeris vana koolimaja, tegi sellest kogukonna keskuse, ehitas sinna mõned üürimajad ja see on Lassi maja, see on Linnamäe arenguselts. See on kõik tänu kohalikule ettevõtjale. Ja nüüd tänaseks ongi seal niimoodi, et seesama Lassi maja, Linnamäe arenguselts, kus on palgaline töötaja, korraldabki seda kohalikku elu väga suurel määral. Teil on välja töötatud infopaketid, kes sinna piirkonda kolib, kõik sündmused käivad nende kaudu ja nii edasi. Nii et tegelikult see on väga-väga hea näide, kuidas kohalik ettevõtja saab ühe piirkonna päästa. Väga tore lisandus siia paneeli. Siin, Maiu, palun. Mõtlen, kuidas seda sõnastada, et ma olen mõelnud selle peale, et mis selle riigi roll meil siin Eestis on, eks ole, avalik sektor, eks ole, see, mida ka ettevõtjad väga võtavad kritiseerida väga sageli. Aga samas, eks ole, Indrek, ma kuulsin, et sa ütlesid, et Eestis on väga palju neid süsteeme, struktuure, mis teevad siin äri tegemise odavaks, eks ole, et meil on olemas need turvalised nagu taustal need nähtamatud asjad. See on olnud avaliku sektori poolt. Kust maalt me tunneme ära, et me oleme selle riigi liiga õhukeseks oma nõudmistega lihvinud, et tegelikult sealt alt hakkab ära kaduma see, mis võimaldab ka ettevõtlusel, meie majandusel areneda, et see ettevõtlus saaks säilida ja olla sama odav ka edaspidi, eks ole, ja tuua arengut. Et kuidas see hetk ära tunda, kas me oleme sellest juba mööda läinud äkki või kas on alles veel tulemas, et kuidas te seda mõtestate? Siin täpselt natukene eelmisega kokku, et see ongi, ma arvan, meil on kui alati peab ikka rääkima probleemidest, siis peab ka lahendused mõtlema. Et ma arvan, see suurim probleem täna võib-olla ongi selle poole peal, et see isiklikul tasandil ja oma tegevusrauduse tasandil ma ei näe, et seal väga, sa saad kohe peegelduse tagasi. Aga meil on tekkinud selline olukord, kus on praegu, ütleme, mingi majandus on ju, siis on ju inimesed, siis on riik ja kohalik omavalitsus. See on selline või ütleme, kohalikud ja KOV ma panen kokku, sest ma näen ikkagi, me oleme selline küla ja ühiskonna värk on ju. Et on see siis linnaja osa või on see mingi vald või küla, mis iganes on ju. Ja seda kolmnurka on nüüd natukene aega ehitatud päris tugevalt. Ja mis see põhiliselt probleemiks tuleb, Tuul on hästi hea näide, et ühelt poolt riik ütleb, et meil on strateegiliselt midagi vaja on ju, kui me uraaga minema. Ja siis, kui tekib mingi konflikt, siis riik kaob kohe tagant ära on ju. Et siis ta ütleb, et lahendage oma vahel seda teemat on ju. Et kui sa ikkagi midagi alustad, siis sa pead selle lõpuni viima. Et selles mõttes on see riigi, ma arvan, kui see pettumus või selles mõttes tuleb, et me peame aru saama, et lihtsalt poliitikas on väga lihtne, sul on et sa pead saama selle, ütleme, me oleme täna läinud sellest faasist mingiks ajaks üle, kus oli vaja saada enamuse kaasamine. Isegi loosunglik, nüüd on 50+1, et see on äriseadustikust tulevad samas on lähenemine, et kui see 51% häältest, siis võtavad otsused vastu. Et
aga ma arvan, mida on sama asi, kui sa ütlesid ettevõtte kohta, need ei ole mingid müütilised nagu tegelased, samamoodi ei ole ka räägime nagu abstraktselt nagu riik või siis ministeerium, need ei ole ka mingisugused müütilised tegelased, need samasugused, need ei vaja nagu karta, ei ole vaja, need tuleb nagu suhelda, rääkida, tõesti, kui on nagu, meil oli üks huvitav projekt, mis jõudis hästi palju avalikku kaasamist, on ju, et seal me jõudsime kuni sinnamaani, et ministeerium ise sai aru, et et see inimene, kes on vastu on, tegelikult ongi nagu takistus ja ta väga objektiivse põhjustel see enam ei tööta, on ju. Et ma arvan, et see on olnud üks viimase aja suurima, et kus ühelt poolt nagu riik midagi ütleb, siis tuleb see kommunikatsioon poole, on see mets või mingi energeetika või muu, on ju. Sest nii kui nad näevad, et mingisugune vasturu tuleb, siis ta hakkab nagu pooli valima, on ju. Et ma ei usu, et midagi siin nagu õhemaks saab alati nagu selles mõttes teha, et seal on nagu, see on struktuuraalselt, ma isegi näen, et meil on mingid nagu strukturaalsed probleemid, nagu, et on see maksundus või mingi muu, kõik teil toimivad nagu väga hästi, et need ei ole vaja nagu minna nagu kohe, et selles mõttes, kui söök halvasti välja tundu, on ju, vaheta pliiti välja, et vaheta kokk välja. Et ja ma arvan, mida me peame ise nagu rohkem nagu nõudma, on tegelikult minna sellest päevapoliitilisest riigimehelikkuse poole pealt ja sinna nagu tagasi. Meil on kõik kohtud toimivad, meedia toimib, kõik asjad toimivad. Et seal meil tuleb lihtsalt nagu olla, et üks, mis puudutab suuremaid nagu projekte, me peame ka seda vaatama, et tihti, need on ka nüüd dokumenteeritud need näited, on ju, et kui näiteks on mingi kohaliku omavalitsuse tasand probleem, on ju, et siis seda lahendatakse tegelikult kohaliku omavalitsuse sees. Et see ei ole niimoodi, et kõik väljast tulevad hakkavad nagu lahendama seda. See on poliitiliselt on hästi ahvatleb, on ju. See toimib selles mõttes, on ju. Sa saad nad teha ohvriks, mis iganes, on ju. Ja lõpptulemusega see juhtub see sama asi, et on ju, et siis kui kaklus läbi ja kõik läheb minema, siis on need vaesed, on ju, ära retsitud siis kohalikult samamoodi seda alles. Et nagu tuleb seda osalusdemokraatia trummi taguda. Et tegelikult ütleme, et ega siis poliitik või nagu ministeerium ise, ta ei mõtle ise midagi välja. Okei, me räägime kogu aeg, et me peame nagu koordineerima mingi Brüsseli või mingid asju. Ei, see ei pea nagu koordineerima kõik asju. Et ega nad reageerivad. Nad ei ole nagu proaktiivsed selles mõttes. Et ikkagi need initsiatiivid ja asjad tulevad kusagilt alt. Mõned nendest saavad nagu suuremad asjad, ma ei tea, siin nagu mõnedest saavad nagu väiksemad asjad, aga me aru saame, et tegelikult see tuleb alt, on ju, alt üles on see asi, mitte ülevalt nagu alla. Et ja seetõttu me peame nagu oma rolli nagu aktiivsemalt nagu ka võtma ja ütleme nii, et täna Eestis on lihtne, meil ei ole nagu see ühiskonda, kus sa pead muretsema tegelikult on mingi õigussüsteemi ja muud asjade pärast, et keegi ei tule sinna käsi raudu panema. Ja. Et minu meelest on nagu kõik samasugused siin, nagu on see ettevõtja KOV või see, et see tasand tuleb nagu uuesti nagu kätte saada. Ja ma vastaks ka, kuigi see küsimus oli võib-olla Indrekule ja tal on laiem kompetents, nagu ma siin juba ütlesin, et siis ma võtan niimoodi isiklikult tasandilt, et mina ei ole päevagi riigisektoris või avalikus sektoris töötanud, nii et ma selle koha pealt mul sissevaade puudub, et mul on lihtsalt väljapoolt vaade. Ja väljapoolt me ju kuuleme, et riik on hästi suureks paisunud, kulud on liiga suureks läinud. See on üks asi, mida me kuuleme. Aga veel kord, mul ei ole ju sissevaadet, ma ei tea, kas see on tõsi ja kui see on, siis mismoodi, et kus ta siis paisunud on. Et ma tean, et näiteks keskkonna ma ei hakka seda näidet tooma, et jah, ühes sektoris tõesti kurdeti, et me peame koondama, et teise kohta nagu inimesi juurde panna, et ma ei tea, kuidas see asi käib. Aga et mul on nagu kahetine kogemus, et kui ma eraisikuna, näiteks ma viidan hästi palju aega Hiiumaal, minu abikaasa on hiidlane, seal on asjad päris korralikult koomale tõmmatud, et kunagi oli 4 valda Hiiumaal, nüüd on 1 vald, oli rohkem ametikohti, nüüd on vähem. Kui ma vaatan, nagu, mis olid minu vajadused, kuidas need said kaetud varem versus praegu, saame hakkama. See on ainult jälle minu vaade, eks ju, et kui mul on vaja õiendada lumelükkamise üle, ma tean, kellele helistada, saab korda, majale ehitusluba või abijoonele, siis saab korda, et see siis justkui nagu on korras, aga teisest küljest tõesti nüüd jälle tuuleettevõtjana me nagu käime Kesk-Eestis ringi, siis me nagu näeme, et ei ole väga head diskussioonipartnerit, et ei ole neid inimesi, kellel seda kompetentsi oleks. Ja või on, ühes vallas on, aga teises ei ole ja ametikoht on täitmata. Et mine nüüd võta kinni, et kas see on siis kohalikult kehvasti juhitud asi või on see süsteemne risk, ma ausalt ei tea. Et mulle tundub, et see on kuskil seal vahepeal, nii ja naa. Ma
ma tuleksin tagasi selle näite juurde, et kuidas kohalikust kogukonnast võrsunud ettevõtja ongi see kohalik mootor. Ja samas alati ettevõtjad ju ei ole. Marko, ka sinu arendused on üle Eesti laiali, aga kuidas me siis, mida me saame teha selleks, et oleks see esimene stardikoht, see usaldus, kuidas tekiks usaldus ettevõtja vastu ja kogukonna vahel ja veel partnerluses kohaliku omavalitsusega, kuidas see võiks ideaalis käia? Ja minu meelest see on äge, kui kohalikud inimesed on kohe aktiivsed või siis hiljem lähevad tagasi ja teevad midagi, aga et see on kindlasti nagu kiitmist väärt, aga see ei pea ju tingimata nii olema, et mis selles halba on, kui keegi teine tuleb ja teeb. Et noh, nagu mina olin enne, kui ma oma abikaasaga tuttavaks sain, Hiiumaal käinud 2 korda elu jooksul. Võib-olla siin ruumis on keegi, kes pole kunagi Hiiumaal käinud, see on ju ka täitsa tavaline. Ja mismoodi ma siis halvem poiss olen, et ma seal Hiiumaal käin ja tahan toimetada. Ja õnneks mul on seal head suhted ka kõigiga, et pole tülli läinud. Et ei pea ju olema kohalik, aga eks see on eestlase värk, et sa oled umbusklik, et kas sa oled ettevõtja või sa oled mingi õpetaja, jälle ma toon suvalise näite õpetaja, kes läheb kuskile, no ja lihtsalt hea näide, meil ju Narvasse läksid eesti keelt õpetama inimesed, eks ole. Et sind vaadatakse teatud umbusuga, sest et see on lihtsalt nagu nii kombeks, et sa oled nagu võõras ja sa tuled. Ja siis tulebki pingutada, aga ma arvan, et see ei ole aus nagu ette siis sildistada, et anname võimaluse. Ja meie pingutame ja ma arvan, et võiksime veel rohkem pingutada, aga no lihtsalt ei saa, et meid on nagu 7 tükki siin Eestis, et me ei ole Eesti Energia, me ei ole 3000 inimest, et me ei jõua igale poole, sest noh, mis me ka kuulame on nagu, et rääkige rohkem, kaasake rohkem, tehke tihedamini, no me püüab. Aga meil on ka inimlikud nagu piirid ees. Nii et andke võimalus, proovime, õpime. Ja muidugi tore, kui kohalikud teevad kohalikku asja, aga minu meelest see ei peaks nagu olema nagu reegel, et kui sa kohalik ei ole, siis ära tule. Indrek, sul on üks hea lugu. Kuidas sul õnnestus leida ühine keel kõikide osapooltega? Kuidas see käis? Ma mõtlen selle eelmise Sandra rääks ka, et vaata, see oli 80% ütleb, et tahaks olla kaasatud, on ju 64 ütleb, et nagu need ei ole. Aga mida unustada ära, ma alati vaatas teist, et tegelikult kolmandik inimesi arvab, et midagi muutub. See on tegelikult ülikõrge protsent. Ülikõrge protsent. Ma arvan, et kui sa teises riikides teha, siis see on nagu palju nagu väiksem. Et see sama, et mõnikord nagu, et see tekkis frustratsioon ka, et õudselt tahaks innustada, ja kõik väga innustunud, saate päevad läbi see tegeleda, siis vaatad, kurat, publik nagu ei tule kaasa. Klassikaline rockstari tunnega, et ma ei saa nagu saali käima. Et siis millest ongi, et ma arvan ka saa valdade ja kohalike valitsuste ja muude selliste initsiatiivide, mitte ainult me räägime mingi graafist, need vahel on tavaline konkurents. Ja seal on, kus on vastuvõtlikkus nagu parem, initsiatiiv enam, sinna see kõik koondubki, et see on lihtsalt paratamatu. Sa ei saa nagu selles mõttes nagu, see on see kõige suurem nagu probleem, kui võetakse mingi kaart ette, öeldakse, et meil peab olema igal pool nagu ühtemoodi. Ei ole, on ju. Selles mõttes, et kinnisvarahinnad jäävadki nüüd Tallinnas on ju 10 korda, 5 korda kõrgemaks kui kusagil 100 kilomeetrit nagu kaugemal. Sama puudutab seda aktiivsust poolt ka, et see peab nagu igal tasandile nagu oma sobitav asi olema. Mida muidugi soovitan, aga see, et kui sa tõesti näed, et pagan naabril läheb jube hästi, et seal on mingid jube lahedad meegid, siis nagu mine nendele küll näppa see ettevõtja või kes see iganes aktivist on seal nagu ära või lihtsalt õppida käest. Et copy-paste toimib nagu alati nagu väga hästi. Aga kui sa tahad hästi sellest, et ma tahaks rohkem kuulata, mis teie probleemid on, ma võin siin nagu istuda pikalt, et ega ma ei näe, millal see päike looja seal läheb. Et ma arvan ka, need positiivsed asju on nagu rohkem on, et meil on ka see, et valdav osa eestlastest ei loe nagu, me loeme nagu siis üleriiklikku meediat on ju, me väga palju ei loe nagu, sest nagu kohaliku meedia poolt, kuigi nüüd kohalik meedia nagu toimib nagu väga hästi. Ja siis nad näevad, et nagu probleemid on kõik nagu, et meil on kõik nagu ühed ja samad nagu probleemid on ju. Aga see näite, mis sa ütlesid, see oli, ma mõtlesin mõtelda, kaua see kokku nagu nullist, konkreetselt võttes, see Saaremaa. Kuna kui seal tegutsesime päris aktiivselt, seal mitu asja siiamaani, seal mingi
siis, et noh, see tüüpiline see, et okei, me oleme siin, mida me veel nagu teha saame, mis on nagu saare nagu tulevik, vaatad edasi, et noh, see on nagu selge, et sa ei saa nagu mingis asjas kinni hoida, et kui sul on tüüpiline on ju vald, on ju, kus nagu top 3 nagu maksumaksjate tööandjat on ju, siis haigla on ju, vald ja kõik see, ja siis on, noh, mis tegelikult ei ole nagu ettevõtted, on ju. Et siis sa lihtsalt nagu vaatad, mis see potentsiaal nagu on ju, ja siis tekkis no see, et okei, et noh, meil nagu maad juurde ei tule, on ju, mis meil selle nii-öelda põllumajanduse selle tulevik nagu on, et noh, see on nagu selgelt nagu piiratud ressurss, sealt midagi teha ei saa, on ju, et meri on nagu vaba, on ju, et noh, kus me vaatame, okei, Norra on ju, number 2 tööstusharu on kalakasvatus, peale õlimajandust on ju. Ja algselt oli noh, päris suur nagu selle vastasseis isegi on nagu kohalike poole pealt, et ma isegi üheks suveks rentisin suvila sinna sama lähedale vaata, et kuidas siis kohalikud nagu reageerivad, on ju. Nende jaoks on see nagu null teema, on ju. Aga kuna vastusseis tuli nagu ministeeriumis, siis tekkis küll nagu tunne, et okei, mingi asi nagu jama, et me peame nüüd ka siin kuidagi nagu reageerima selle poole pealt, noh. Et kõik sellised suurem, tegime majandusliku mõju hinnang ära, ütlesime, et näed, täna on see, et kogu piimatööstuse potentsiaal kokku võib tal olla mingi 25–30 miljonit, on ju, aga siin on ju, tal on 250 miljonit, noh, 10x on vahet, on ju. Et pluss sellest kõik tulenevad nagu muud nagu impactid nagu juurde, keskkonnamõju on nagu kõvasti nagu parem, on ju, noh, põllumajandus on üks suuremaid saastajaid, on ju. Ja otseselt ma ütlen, et mul ei olegi nagu midagi, noh, see oli nagu, noh, ma olen olnud nagu mõnel pool lauda, et ma olen istunud ka mingi riigiettevõtte nõukogus, on ju mingi kulka nõukogus, mingites kohtades sa näed, sa pead lihtsalt aru saama oma nagu sellest teisest osapoolest, on ju. Kui sa nendest aru nagu saad, siis hakkad nende probleemidest ka nagu aru saama. Et ja sealt tuligi siis see, et noh, see üks konkreetne ametnik, kes nii-öelda esitasid asju selle üles, on ju, seal oli veel mingi mirjad, siis noh, lõpuks ta lihtsalt, kuna tema argumendid ei olnud enam nagu pädevad, siis ta nagu lahkus. Et seal on muidugi, noh, ütleme, ma nagu väga suur nagu teoreetik ei ole, aga hea nagu näha, et kust mingid hoovad ja asjad selles mõttes nagu tulevad, et seal on päris palju ikkagi, ma ütlen see, et mis on hästi positiivne, aga mis on nagu kindlasti üks suur probleemide allikas on see, et noh, kusagil on mingi hästi suur pott raha, mida sisuliselt võiks endale saada tasuta, on ju. Ja see on alati see, et okei, kas ma teen nüüd 10 tundi päevast tööd ja saan nagu euro, on ju, või ma siis 10 tundi nagu moosin kedagi, saan 1000, on ju. Et noh, me peame seda arvestama, et see tegelikult on väga suure nagu mõjuga. Ja see tähendab ka seda, et avaliku sektoril on tegelikult väga suur roll selles osas, kuidas asju nagu shape'ida nagu tuleviku poole peal. Ja see nagu, ma arvan, et see oli, et ma arvan, et inimesed kõige rohkem närvi see, kuidas nagu nad tunnevad, kuidas nagu üle rullitakse. Ja see on see, kus ma nagu näen, et jube tihti pannakse see nagu ettevõtjate, et nad on hästi pahad, on ju. No me võtame metsa. Mets on väga nagu lihtne näide, on ju. Praegu jääb õudne andmine selle teema peal, on ju. Noh, meil on nagu väga suur probleem, kus riik ühelt poolt on ju, me oleme näinud seda mitmes valdkonnas, on ju. Noh, on seal mingid praamid, näiteks RMK ise, kui ühelt poolt riik tahab olla nagu ettevõtja, siis ta tahab olla nagu ikkagi nagu kodanik esindaja. Seal on nagu skisofreenia sisse programmeeritud, on ju. Et kui ta tahaks kasumit saada, tahaks ikka seda asju teha, nüüd tuli nende pidudega, tuli samamoodi uuesti välja. See on nagu, et sa ei saa nagu olla niimoodi, et ma olen nagu natuke ettevõtja ja natuke olen nagu selline nagu midagi muud, on ju. Et kas sa oled või sa nagu ei ole, on ju. Et selles mõttes ma näen, et me nii-öelda, seal on lahendus lihtne olemas. Seda me tegime 9 minuti alguses. Miks majandus nii kiiresti käima läks, miks neid konflikte vähem oli, on ju. Estonia Air, need on kõik eraettevõtted, on ju. Et eraettevõtted sul on siiski nagu palju lihtsam nagu kontrollida, kus riigi ettevõtted, on ju. Et noh, ma olen ise seda näinud, on ju seest, noh, Eleringi nõukogus on ju 2 hooaega. See oli hästi põnev nagu näha, kuidas need nagu protsessid ja otsused nagu selles mõttes käivad, on ju. Et ja kahjuks see nagu see tagasipeegeldus on nagu hästi väike. Ja noh, paratamatult me oleme selline, nagu ma ütlen, ühe linnaga nagu riik, on ju. Et noh, sisuliselt ikkagi oleme ausad, et noh, meil nagu riik on nagu Tallinn, on ju. Ja siis see kõlab hästi, ma tean, et ajab inimese kohutut närvil, on ju, aga siis seal on temal on siis sellised nii-öelda satelliitlinnad, on ju. Mõned on niisugused nagu protestivaimuga, nagu Tartu ja Pärnu ja Narva, on ju. Aga ülejäänud on siiski sellised nagu vasallid, on ju. Et noh, see on meie paratamatus. Et ma osast negatiivse poole pealt, ma arvan, et negatiivsed näited tulenevad sellest, kui proovitakse nagu nii-öelda kuidagi nagu viltumine. Ja me oleme põhimõtteliselt hoidnud ennast eemale ettevõtjatena, investoritena valdkondades, kus me peame riigiga ise konkureerima. Et see on tavaliselt hästi suur nagu tüliallikas. Nii et nagu Thatcher, pange ikka kõik müüki ja ärastage ära. Sealhulgas ka haiglad, mida paljud ei tea, näiteks Tartu Ülikooli haiglad.
nad on nagu kohutavates nagu kasumites ja see on inimesed, et ma arvan, et tavainimesel on see, et mis toimub nagu, ta ei saa nagu aru, et kuidas see üldse nagu võimalik nagu on. Aeg lendab siin kiiremini, kui võiks arvata. Kuidas publikul on? Kas me Küsige. Vastureaktsiooni, just, palun. Mina tahaks küsida, millises etapis te nagu kaasate siis seda kohalikku kogukonda? Kohe. Ja vabandust, et küsin siis mikrofoni, et millises etapis te kohalikku kogukonda kaasate, et kas te viskate konnapotti ja loodate, et see vaikselt saab pehmeks või te pöördute enne ja kas on ka selliseid olukordi, kus te tegelikult ei saagi teha seda, mis te plaanisite, sellepärast et kogukonna selline vastuseis on nii suur? Ei, muidugi see on idee tasandil. Tegelikult on selles mõttes, et nagu see on idee, nagu siis sa nagu, sa ei hakka sellist investeeringut enam tegema, on ju. Ja sealt tekibki nagu see tüüli, mõnikord on geograafiliselt, on ju, et kui sa olid, mäletan, turvatööstus kunagi, et see turvatööstus on nagu seal, on ju. Et sa ei saa niimoodi, et okei, siin vallas mul ei õnnestu, ma pean nüüd minema kusagile nagu mujale. Ma arvan, et see, mis võib-olla 90-ndast on jäänud, mida me ettevõtjate poolt ei näe, on seda, et nii-öelda, kuidas vanasti öeldakse, et annab amet, annab aru, aga just see, et nagu lõpuks on kõik, on ju, Tiinad ja Marid ja Johanid, et kas on see täna on sul see positsioon või see positsioon, et meil ei ole, võtaks need tiitlid nagu ära, et see on nii väike nagu riik, on ju, see nii-öelda meil on mingi privileeg teha mingit nagu tööd, mingi aega omada mingit nagu kohta. Et see on see klass, kes nagu arvab, et ta nagu on rohkem privileeritud, teine on tegelikult nagu üliväike. Et kui sa seda ei tee nagu idee tasandil, siis ma arvan, sa võite selle juba ära unustada selle mõttes. Ma vastan enda sektorist, et nagu ma ütlesin, et meie ilma ei saa, aga meie jaoks on igipõline küsimus, et mis hetkel mida. Et ma tõin nagu näite, et kuidas planeerimine pihta hakkab, et sa hakkad suurelt väiksele minema. Ja ma olen ühel konverentsil näidanud, et meie ise ei olnud Põltsamaa vallas seotud, aga ilmselt uudistest paljud lugesid siin 1,5 aastat tagasi Põltsamaa vallaga seonduvat sellest, mis sellest seal lõpuks kõik sai, et kuidas seal tulid inimesed juba teisest Eesti otsast, et seda lihtsalt kuulata ja kogeda. Et Põltsamaa vallas oli ju näiteks niimoodi, et kui planeering algatati, siis oligi nagu peaaegu iga 2 kilomeetri tagant oli tuuleala. Ja mitte ükski nagu mõistlik inimene ei saa ju eeldada, et siis nagu iga 2 kilomeetri tagant tulebki päriselt tuulepark. Ehk et neid alasid oli hästi palju. Ja siis sinu kommunikatsioon saabki olla, et me alles uurime ja vaatame. Aga et ja loomulikult see kommunikatsioon peab olema selles mõttes nagu teatud nagu etapi alusel, mis mina arvan, et paljud kohalikud omavalitsused unustasid ära, on see, et inimesed vaatavad ka nende otsa, et nendelt peab seda informatsiooni tulema. Ja KOV-idel on palju teha, et ma ei süüdista neid, aga sealt nagu jäi see informatsiooni jagamine võib-olla oleks võinud mingi etapp vahel olla. Ja siis tegelikkus võib olla, et meil ongi juba uus info ja me valmistume nagu seda jagama, aga avalikkuses on veel pilt mingisugusest vanast pildist ja selle kõrval, selle najal siis levivad igasugused jutud ja petitsioonid, et kõik kohad tulevad täis ja kõik on õudne. Et eks see on meie jaoks 5 aasta jooksul olnud nagu õppimine, et kus on see tasakaalupunkt. Täna, kui me mingid asju nullist alustame, me teeme teistmoodi. Tagantjärgi tarkusena oleks võinud teha kohe teistmoodi, aga me kõik oleme inimesed, me kõik õpime ja mida me ikkagi tegime, me ju järgisime seadust. Seaduses on väga selgelt reguleeritud, kuidas need asjad käivad. Ja täna me teame, et seadus oli võib-olla selle koha pealt nagu natukene nagu lünklik, et oleks võinud seadusandjad omal ajal ette näha rohkem neid asju, siis oleks toimunud rohkem. Näed, selle teadmise täna saime, me ühiskonnana arenema, siin varasemates paneelides on ka ju räägitud, et kuidas nagu 10 aastat tagasi olid meil ühed arusaamad, täna on teised, et mina arvan, et see ongi see demokraatia tugevus, et me nagu õpime ja areneme, aga mis on hästi oluline siin on see, et me oleme endiselt nagu avatud aruteludeks, et mis on kõige hullem on see, et me nagu paneme ennast lukku ära, mingi 5 aastat tagasi olnud info põhjal tehtud petitsiooni tõttu ja nüüd nagu keeldume nagu dialoogist, see on kõige hullem.
ma teeks kiire kommentaari siia praktilise poole pealt, et miks on nagu teie roll nagu hästi nagu oluline just kommunikatsiooni poole pealt ja sellega, minusugune näiteks on mingi halva diktsiooniga, võt just leksika olla on ja mul on nagu, mõtlen, et mingid numbrites on ju, et tegelikult seda keelt ja seda nagu temperatuuri tunnevad ikkagi need nii-öelda siis kõik need MTÜ-d ja muud asjad seal nagu vahel on ju. Et selles mõttes see on see ülioluline kommunikatsiooni pool, et see ma soovitan seda, et ei ole mõtet nagu pooli nagu valida on ju, tihti nagu see, et kelle poolelt sa nagu oled, et see ei ole üldse tegelikult diskussioon on ju. Ma toon hea näite, eile siis oli see droonivärk, et meil on üks chat, kus kõik ministrid ja poliitikad, ettevõtted seal koos on ju, kõva andmine eile käis on ju. Ma ütlen, et eile totaalne täielik fail on ju. Et kui ma käin Ukrainas palju, ma käin Ukrainas sellepärast aru saada, kuidas ühiskond töötab niimoodi nagu siis nagu äärmuslikus olukorras on ju. Et seeing is believing on ju. Seda on palju asju huvitatud, võtta näiteks puutab näiteks sama kaitseteemat eilselt nagu poolt on ju. Et ühel hetkel see on see, kus need, et keegi ütleb, et ma teen nagu ära. Kui sa ütled, et sa teed ära, siis sa tee see ära on ju. Ega kõik see droonikaitse, kõik muu, mis on nagu toimunud ja Ukrainas ja kogu see tsiviilühiskonna aitamine, tsiviilühiskonna ehitamine, kogu see kommunikatsioon, see toimub nagu ettevõtjate ja kohaliku tasandi vahel. See riigi roll on üliminimaalne. Et näiteks ka selle poole see sama näiteks, et on ju, mis me nüüd ütleme, need lahendusosas on ju, tegelikult on ju seal on see, et kogukond on see, kes kaitseb ennast nagu kõige nagu paremini. Et sellest aru saama, et me peaks kõik selle poole, et ei ole mingi nagu abstraktne riik tuleb ja teeb, on ju. Selle aja peale ma toon alati see näite, kui Ukraina sõda peale hakkas, siis oli nii-öelda tundidega. Olid esimesed vabatahtlikud ja ise organiseerinud asjad abiseni veetud. Esimene Punase Risti veoauto ületas piiri 3 nädala pärast. Bolt oli seal kriitilise infrastruktuuri nagu pakkuja. Tema korraldas põgenike transporti. See ei olnud midagi sellest, et selles mõttes kõige see organiseerumine peab ikkagi ja kogu see pool käib kõik nagu väiksemate kogukondade pealt. Ka suure ettevõttes, eriti arendus, IT, need tiimid ei ole tuhanded olla, aga tegelikult nad on hästi väikesed nagu rakukesed. Nii et olge see rakukese osa, kommunikeerige ja ärge võtke nagu pooli. Et see on minust ainult praktilised näpuja näited. Minu meelest siit tuli väga vägev õlatunde, kusjuures palumine ja pakkumine samal ajal. Et meil on võib-olla riiks oleme kõik meie ja see, kuidas tuua erinevate oskuste inimesed kokku, et koos rääkida, arutada, jõuda paremate otsusteni. Et see oli ilus lõppakord meie arutelule. Aitäh!